Erinevate maailmakordade ja poliitiliste võimude kiuste on Eesti kool Stockholmis tõestanud eestlaste sitkust, sest täna tähistatakse siin kontserdisaalis Eesti kooli 80. juubelit. Juubelikontsert oli koolirahvale väga oluline sündmus, sest kooli elus hoidmine kõigi nende aastate jooksul on olnud paras katsumus. Seda eriti ühe pere jaoks, sest kooli tänane direktor on kooli esimese direktori Herman Rajamaa lapselaps. Algusaastad olid ju väga rasked, sellest ma räägin natuke laval. See on, minu vanaisa oli ju esimene koolidirektor ja sai selle ülesandega. Alguses 5 kuud oli ainult õigus teha. Aga eestlased on ju kangekaelsed, ei anna alla, kui probleemid tulevad ette, lahendame neid. Nendest 5 kuust on saanud 80 aastat. Millised siis need peamised tulevikuvisioonid Eesti kooliga on või sellised unistused? 100 aasta juubel. Plaan on direktoril igatahes paigas ja väsimuse märke näha ei ole. Pidustustel olid tulnud ka tänase koolijuhi ema ja tädi, kes on nii esimese direktori tütred kui ka ühed esimesed Eesti kooli vilistlased. Millal teie siis Eesti koolis käisite? Mina käisin 45-46. Seega te olete üks esimestest õpilastest pärit? Ja see oli teine lend. Oi, see oli nii tore. Kõik olime eestlased, saime kõik eesti keeles oma asjad ära ajada. Kool asutati 1945. aastal ning alates 1973. aastast asub see Stockholmi vanalinnas, endise dominiiklaste kloostri varemetel ehitatud hoones. See on täitsa ainulaadne, et kool on ikka käimas ja meil on olnud 80 aastat. Algul oli ju suhteliselt palju koole Rootsis. Göteborgis, Malmös ja Norrköpingis ja teistes kohtades, aga nüüd on viimane kool. Aga me tunneme, et iga aasta läheb kuidagi paremaks. Õppetöö toimub koolis Rootsi õppekava alusel, kuid eesti keele ja kultuuri tähtsust rõhutades. Kõik õpilased õpivad eesti keelt, kusjuures õpetamine toimub gruppides, et arvestada laste erinevat keeleoskuse taset. Ma räägin eesti keelt peaaegu iga päev siin koolis ja meil on eesti keele tunnid ja kirjandisvõistlused ja vahepeal nad annavad meile eesti sööki. Ja minu arust on lihtsalt suurepärane nagu kool, kus lihtsalt eestiga sidet hoida, sest ma tunnen, et ma nagu olen eestlane ja et mul on rahvas, kes minuga on samasugused. Ja me tantsime kaerajaani ja kooris laulame eesti laule ja kogu aeg on lihtsalt eestiga seotud asjad. Enamusel õpilastest on vähemalt üks vanem eestlane. Näiteks Maria isa on eestlane ja ema rumeenlanna ja ta ise on sündinud Rootsis. Kuid koolis käivad ka mõned täiesti Rootsi lapsed, sest Stockholmi 260 põhikooli seas hoiab Eesti kool õppeedukuselt tugevat 18. kohta. You could go to any international school, English schools or also the German school. I went to the German school myself here in Stockholm, so I speak German. But it turns out that the Estonian school here in Stockholm is very, very good. The students here have almost the best grades in Sweden, and the teachers are very, very committed to their work, etc., etc. So we are very happy. Edukat 80. aastat tähistatigi nüüd suure juubelikontserdiga, mida külastas ka Rootsi kroonprintsess Victoria isiklikult. Samuti oli kohal Eesti haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Ta ju alustas 33 lapsega algkoolina ja täna on üle 200 lapse jätkuvalt siin koolis ja me nägime ka esimesed klassid ja eelkool on ikka mitu rivi laulavad, nii et väga elujõuline kool. Ja eks ma olen alati öelnud, et Eestil on 15 kooli +1 ja see +1 asub Stockholmis. Laval esinesid mitmekesise kavaga nii õpilased, nende vanemad kui ka kooliõpetajad ja juhtkond. Tundub, et talenti siin jagub ning Eesti traditsioone hoitakse siin hinnalisemalt elus kui vahest isegi Eesti enda koolides.